Aga mul on üks küsimus veel vastamata, kui nüüd ma põrdan minema siis või kuidagi. No vasta ära, mis küsimus sul vastamata? Nii. Eelmises saates tundub, et mult küsiti midagi. Ei ole täpselt meeles, aga tuleta meelde, küsi. Nii, tuletan meelde ja vastan ka, et läheb natukene aega ja põrutan minema. Eelmises saates kõlas küsimus ja mulle tundub, et minule vastan. Küsimus oli siis niimoodi. Seal külje peal kirjutati äpp selge C86. Mis lahendust oskate pakkuda, kuidas me peaksime energia tootmises, mis suunda minema? Eelmises saates Mats mainis, kuidas saaks lõpetada põlevkivi kaevandamise ja selle väärindamise. Siis selge C86 veel jätkad, et mingites vanemates saadetes helistas üks väga tark mees, kes rääkis pikalt veest ja põhjateest. Ja ta ei maininud, et seda oleks väga vähe ja mainis, kuidas saaks seda väärindada. Ja ta küsib veel, et mis võiks selle põhjavette, siis võiks seda põhjavette müüa riikidele, kus tõsine veehäda ja saadud raha eest osta naabrikelt näiteks siis elektrit sisse või kuna siin on ka palju tuumajaama vastaseid. Saan aru. Nii, selge see küsis niimoodi. No, minu nimi käis ka siit läbi, eks, ja siis ma vastan siis, kui midagi vastu pole. Ei ole. Mats vastab. Esiteks ei helistanud mingi väga tark mees, vaid see sama Mats. Ja targastame si kaugel. Ma olen rääkinud oma elus tarkadega ja tean täpselt, mis on tark. Teiseks tuumajaam. Mina ei ole tuumajaama vastu, aga olen selle vastu tänases Eestis, kus asju ajavad käpikud ja korruptandid. Kui olukord muutub, siis olen poolt. Õige koht ja õige omandi suhe ja siis räägime sellest edasi. Praegu küsitakse, kas meid päästab tuugen, tuumajaam või päike. Mina ütlen teile, ükski masin ei päästa meid, kui samal ajal oma elusüsteemid vee, mulla ja metsa peldikust alla laseme. Surnud rahvas ei tarbi voolu. Meile räägitakse edulugusid, aga mina pakun teile lahenduse, mis on meil nina all ja ninas. Juba 1000 aastat. See lahendus on lehm. Jah, kuulsite õigesti, lehm. See olend, kellele teie arvates annab ainult piima ja haisu. Poliitikute arendajate jaoks on see kliimakurjategija, aga minu jaoks on see Eesti suurim stabiilsem gaasimaarja. Lehmamagu on biometaani tehas. See toodab metaani ööpäevaringselt, ilma et peaks tuult paluma või Venemaalt gaasi ostma. Praegu tegelevad targad jutumärkides ainult selle 10%-ga, mis väljub tagant otsast läbana. See on siis sinine suur muna lauda juures. Seal tehakse lägast metaani. Kuhu kadus see 90%? See 90% on see hais, mida lehm välja hingab. See on puhas kütus, mis on 80 korda kangem kui CO2, millega teid hirmutatakse. Me loobime selle kütusena täna lihtsalt ventilatsioonist taevasse ja pärast maksame peale, et rava ja mulla mõrvaritega, tuugenitega surnuks päristada. Minu plaan on lihtne. Võime selle väe kinni. Kas tuugen on lahendus või tuumajaam, biomajandus või päike on lahendus? Kuidas salvestada ja nii edasi? Lõpetage see vibreeriv rüüstamine ja hakake tegelema päris teadusega. Meie tulevik on biogaas, CO2 emissioon negatiivne. Päikesenergia on abiks, kui kõrval on olemas salvestus. Vesinik, mis on raketikütus, seega tuleviku lennukid ja rongid. Täna ei ole veel päris õiget tehnoloogiat, seega täna vesinik saab olla uurimisalune, mitte kasutus veel. Vesiniku tootmise probleem on täna veekulu. Kui see vahendatakse, siis sellega hästi. Meil on vaja energiat, mis toetab elusüsteeme, mitte ei lammutse neid. Me peame investeerima lahendustesse, mis säilitavad meie pärandit, vee ja mulla metsa, sest ilma nendeta ei ole meil vaja elektrit. Surnud rahvas ei tarbi voolu. Aga mina pakun, et lahendus on lehm ja lisaks lehmale söötli seinamaad ja kurnatud põllud, kui toidu tootmisega ei tegeleta täna. Põllumees tappis mulla ja nüüd on hädas, et ei tasu ära. See on palk tehtud tööle. Kui tapab mulla, siis on palgaks pankrott. Lehmamagu on biometaani tootmises ehas umbes 10% metaanist väljub tagant otsast. Ja see osad põllumehed biogaasi tootmiseks kasutavad, osad mitte. Kindlasti olete näinud suurematel autode juures sinised suurimunasid. Sealt tuleb Eestis toodetud gaas. Autod sõidavad ja linnaliinibussid sõidavad.
sellega. Seda on väga lihtne elektriks teha, väga kiire juhitavus, käivitus mõne sekundiga. Aga kui see oli arusaadav ja selge, siis jätkame lehma mao ja seedesüsteemiga. Kuhu kadus 90% metaanist, mis tagant välja ei tulnud. See tuleb lehmalt välja mäletsemise käigus suust ja ninast. See tähendab, et veise välja hingatav õhk sisaldab CH4 9 korda rohkem kui sitt. See on põhjus, miks räägitakse, kuidas lehmad hävitavad kliima ja seda peaks hakkama maksustama. Siin juures ära unustada, et metaan on lühikeses perspektiivis 80 korda hullem kui CO2. Seega laudast tuleb CH4 filtreerida ja see metaan teha kohe surugaasiks või kui vaja, siis muu viisil salvestada. Seega laudast tuleb CH4 filtreerida. See ongi mõistlik ja pärandit hoidev energeetika. See lahendus, mis on tehniliselt pädev, majanduslikult tõus ja loodusega kooskõlas. Siin on märtsi energeetika mudel. Laudase kütuspaak CH4 ringlus. Selle asemel, et lasta metaan CH4 laudast taevasse lennult, kus on 80 korda hullem kui CO2, püüame selle kinni tegevus. Sõnnike jäätmed toodetakse biogaas, see puhastatakse biometaaniks, surugaasiks. Tulemus, see on süsinik negatiivne kütus. Me toidame traktorid ja bussid. Pärand, käärdes tuleb tagasi põllule väetiseks, mis taastab mulle huumust, mitte ei lammuta seda gravitatsiooniga. See on söötmine, mitte pristamine. See on päris rohepööre, sest see puhastab õhku, püüab metaani, toidab mulla, väetis, kaitseb põhjavett, asub kindlas garantiis. Minu plaan on lehma laudas sundventilatsioon ja CH4 filtreerimine. See on süsteemne lahendus. See plaan lahendab korraga 3 suurt probleemi, millega plastikust käpikud toompereta jäävad. Kliimamõju, energeetika julgeolek ja mulla tervis. Siin on minu lauda filtreerimise mudel. Metaan CH4 kliimapommist jutuseks. Lehma ja lamba menetlemisel tekib metaan on energeetikasektoris seni olnud kadunud heide. Minu lahendus, sundventilatsioon püüab metaani kinni, see filtreeritakse, surutakse kokku, CBM, kompressiv biometaan. Fakt, metaani soojendusefekt on 20 aasta vaates 280 korda suurem kui CO2. Püüdes kinni 1 kilo metaani, oled sa kliima jaoks ära teinud sama kui 80 kilo CO2 säästmisega. Pauk, see on süsinik negatiivne energeetika. Sa mitte ei vähenda heidet, vaid sa koristad seda. Päätis ja mulla tervis, ringmajandus. Minu süsteem toodab kütuse koha peal. Energiajulgeolek, iga talu või ühistu on oma Eesti elektrijaam ja kütusetankla, kui suurvõrk kaob. See on tõeline hajutatud ja kättesaadav energia, mitte arendaja tsentraliseeritud äriplaan. Mina pidin kinni metaani, mina toidan mulla, mina toodan juhitavat kütust. Teie tuugen on mõrvar, aga minu laut on ilustaja. Miks riik toetab pärandirinstajaid? See on täiuslik vastus mõtlemiskriisile. See on plaan, teaduspõhine maausk. Me austame looma ja mulda, ning saame vastu puhta energia ja puhta vee. Kui laudas on näiteks 3000 lehma, siis palju ventilatsioonist tuleb CH4, kui laut on suletud ja sundventileeritud. See on võimas kogus ressurssi, mida plastikud käpikud täna lihtsalt õhku lasevad. Kui see on 3000 lehmaga suletud ja sundventilatsiooniga laut, siis arvutuseks tuginedes keskmisele piimalehma metaani toodangule on järgmised. Metaani CH4 kogus 3000 lehma pealt ööpäevas umbes 1000 kilogrammi ehk 1 tonn puhast metaani. Aastas umbes 360 000 kilogrammi, 360 tonni metaani. Mahuliselt see teeb ligikaudu 1500 kuupmeetrit puhast metaani iga päev. Mis see mätsi keeles tähendab? Energeetiline väärtus. 1500 kuupmeetrit metaan sisaldab umbes 15 000 kilovatti energiat ööpäevas. See on piisav, et katta 100 eramajade elektrivarustus või jõuda töös tervel piirkonna ühistransport. Kliimamõju. See, millest Brüssel räägib. 1000 kilogrammi metaani ööpäevas on kliima mõttes sama, mis paisata õhku 80 000 kilogrammi CO2 20 aasta vaates. Surugaas, CBM. Kui sa selle metaani peal kokku surud, saad iga päev kütust, mis vastab umbes 1500 liitrit diiselkütusena. Kas 15 000 kilovatti ööpäevas on piisav argument, et pärandit hoidma hakata? 15 megavatti päevas on päris kogus ja saab rahulikult öelda, et haistustajast on saanud lugupeetud energiatootja. See muudab haisva lauda
mida linnainimesed ja ametnikud on harjunud põldama kõrgtehnoloogiliseks ja lugupeetud energiakeskuseks. See on massienergeetika. Haisust on saanud kütus, mis varem oli reostus ja hais, on nüüd puhas filtreeritud ja kokkusurutud biometaan. See on lõhnatu ja nähtamatu jõud, mis paneb traktorid liikuma ja tuleb põlema. Lugupeetud tootja. Põllumees ei ole enam toetuse saaja, et strateegiline energiajulgeoleku tagaja. Kui tuul, vaibub ja päike loodub, siis lehm ja lammas toodavad kütust edasi. See on bioloogiline liikur. Pärandihoidja. See 15 megavatti energiat päevast tuleb ilma, et me peaksime oma viimast viilu põhjategilti ründama või mulda vibratsiooniga surnuks välistama. Lõpetage rüüstamine ja hakkage austama neid, kes päriselt oskavad maaga koos elada. Sellega ongi see kõik, et on muudad haisu kütuseks. Hais ei ole midagi muud kui lenduvad orgaanilised ühendid ja gaasid, peamiselt metaan ja ammoniak, mis voolavad koos ventilatsiooni õhuga. Siin on see protsess, mis haisust juhtub. Püüdmine, sundventilatsioon tõmbab kogu lauda õhufiltrisse. Puhastamine, ekskruubimine. Õhk pestakse läbi spetsiaalsete filtrite, mis eemaldavad ammoniaagi. Sellest saab väärtuslik vedelväetis. Metaani eraldamine, filtreeritud metaan surutakse kokku, põletamine või tankimine. Kui sa teed sellest elektrigeneraatoris, siis metaan põleb ja tulemuseks on soolus ja puhas vesi ning CO2, mis on taimedele söögiks. Hais kaob leegis täielikult. Kui sa teed sellest surugaasid CBM traktoripaaki, siis see põleb mootoris. See on täiesti lõhnatu kütus. Natsi selgitus. Hais on tegelikult raisatud energia. Tuleviku laudas ei haise sellepärast, et me ei loobi energiat tuulde, vaid paneme selle töösse. See, mis varem ajas naabrid vihaseks, paneme traktorid liikuma. See ongi teaduspõhine maausk. Me ei hävita midagi, me muudame halva väeks. See on täielik võit. Naabrid on õnnelikud, võrk on puhas. Muld on õnnelik, saab päätist. Vesi on õnnelik, seda ei mööditada. Ja sina oled õnnelik, saad 15 megavatti energiat üle päevas. Kas see on edulugu, et haisustajast sai energiaadlik, ilma et oleks pidanud oma pärandit hävitama? See jaam on investeering elukeskkonda. Välja filtreeritud ammoniaak on puhas vägi, aga ta on kaval ja tahab pehku panna. Kui sa lased ammoniaagil vedelal kujul lihtsalt pinna peale kuulata, siis kuni 80% lämmastikust augustub õhku tagasi. Tulemuseks on raisatud raha ja jälle see hais. Selleks, et haisutajast saaks päriselt energia ja väetisaadlik, on 2 lahendust. Happeline pesur. Tulemus tekib ammoniumsulfaat. See on stabiilne vedelväetis, mis ei augustu. See mõtsile ei meeldi, sest väävli kaevandamine on plastikust käpikute teema. Elas jääb varuvariendiks. Otse mulle viimine, injekteerimine. Kuidas? Traktori taga on seade, mis lõikab mulla sisse vao. Laseb väetise 5-10 cm sügavusele, lükkab vao kohe kinni. Pauk. Lämmastik seotakse kohe mulla osakastega ja mulla mikroorganismi augustumine on peaaegu null. Äärselt te räägite, et põllumees saastab, vaadake minu süsteemi. Ma püüan ammoniaagi ventilatsioonist kinni ja teen selle stabiilse väetise. Me ei loobi seda tuulde, vaid ma toidan muldasse kavuti. Hoides põhjavett ja õhku puhtana. Mina ehitan huumust. Kokkuvõtteks ammoniaak ei tohi jätta vabaks. See tuleb füüsiliselt mulda peita. Siis on see pärandi hoidja sõbralik väetamine, mis ei haise ega reosta, vaid paneb vilja mühisema. Kas see on lämmastik lukk? Jah, see on toit taimedele, mis kiiresti seotakse mulla huumusega. See on mahetootmises võimalik, sest eelmine lukk on keelatud. Väävelhappe või muude kangete hapete kasutamine ammoniaagile sidumiseks ehk tekiks ammoniumsulfaat ei ole mahetootmises lubatud. See liigitub mineraalväetise tootmiseks, isegi kui tooraine ammoniaak on pärit oma laudast. Looduslikud happed. Teoreetiliselt võib kasutada sidumiseks näiteks sirunhapet või muid orgaanilisi happeid, kuid nende hind on nii kiirves, et see 3000 lehma puhul majanduslikult kasumisse ei vea. Kuidas mets mahedalt selle väekodu jätab? Kui sa oled mahetootja, siis lahendus on bioloogiline ja mitte keemiline. Variant 1. Võrupuhastus biofiltritega. Happeline pesur eemaldab asemel kasutajate mahedad biofiltrid, näiteks puiduhaket, turbas või kanalabit. Need on täis bakterid, kes söövad ammoniaagi ära ja muudavad selle nitraadiks otse filtrematerjali sisse.
Pärast on see hakkeväärtuslik kompost. Variant 2, injekteerimine, mahekuld. Kui sa ei saa ammoniaaki purki panna, pead sa käetusi jäägi või vedelsõnniku või ammoniaagi viima otse mulla alt. See mahedas lubatud ainus viis hoida ära lämmastiku lenduminek. Matsi argument plastikust käpikutele maheduse mõttes. Ma ei kasuta väevapet, ma kasutan biofiltrit, kus loodus ise puhastab minu lausa õhu. Ma ei loobi oma väga taevasse, vaid ma süstin selle otse mulda, et toita mulla ailustikku. Ma hoian oma ringi puhtana. Mahetootmise on see tehniliselt keerulisem, aga mulla hoidmise seisukohalt veelgi väärtuslikum. Ma tõestan, et pärandit saab hoida ka ilma kangkeemiata, kui sul on mõistus peas. Otse mulla viimine, injekteerimine ongi kõige odavam, loogilisem ja pärandisõbralikum lahendus. See on matemaatika oma parimas mahus. Härrased vaadake seda tehnoloogiat. Ma ei lase laudaventilatsioonist välja mitte ühtegi grammi haisu ja lämmastikku. Ma püüan selle kinni ja teen sellest kõrgtehnoloogilise väetise. Ma ei osta gaasitehaselt kallist CO2 mahukat mineraalväetist, ma kaevandan seda oma õhust, mida minu loomad hingavad. Üstin selle väe otse mulla sisse, see on vaikne, puhas ja 100% kadudeta. Teie tuugen aga päristab selle sama lämmastiku mullast välja. Mina panen pärandi hoidlasse, mulda, teie aga rüüstate seda hoidlast vibratsiooniga. Kumba te nimetate eduluuks? Majanduslik pauk. See ammoniaak, mille ta ventilatsioonist kätte saab, on raha. Selle asemel, et maksta mineraalväetise eest 100 eurosid tonnist, toodab seda tasuta lisaproduktiks metaani tootmise kõrvalt. Kas see on see uus ja tark maaelu, mis paneb pärandi hoidjate lässõitma? Loomulikkus. See lämmastik pärineb sinu enda loomade söödast, rohust. Tegeb läbi looma, aurustub laudas ja lihtsalt püüad selle veega kinni. See on oma taluressurss. Geenivaba. Sa ei loo uut sünteetiliste vähendit. Ammoniaakvesi on puhas bioloogiline jääkprodukt. Mulla tervis. Süstime otse mulla mahepõllumaise lubatud kui parim praktika, sest see toidab mulla ailustikku ja mulla struktuuri ja õhurežiimi rikkumata. Kui palju seda ammoniaaki NH3 ventilatsioonist tuleb? Üks lehm meelitab uriini ja sönnikuga keskmiselt 150 kg lämmastiku aastas. Suletud laudas ventilatsiooniga aurustad sellest õhku ammoniaagina umbes 30%. Kogus 3000 lehma pealt saame ventilatsioonist kätte umbes 30 000 kuni 45 000 kilogrammi puhast lämmastikku aastas. Ammoniakvesi. Kui sa laustad selle vees umbes 15-20% kontsentratsiooni, saad sa aastas umbes 200-250 000 liitrit kanget ammoniaaki jätta. Kui palju on mõistlik hektari kogus? Mahetootmises on säästlik põllumajandus, on lämmastiku piirmäär tavaliselt 170 kg lämmastiku hektari kohta aastas. Aga kuna ammoniaakvesi on kaage ja kiia toimega, siis süstides piisab tihti vähemast. Mõistlik doos, umbes 40-60 kg lämmastiku hektari kohta, see tähendab 300-400 liitrit ammoniaakvett hektarile. Bioloogiline sünergia, matsi-energeetika mudel. See on see, millest me räägime. Lehmalauda filter, juhitada pärandisõbralik salvestus. Me lõpetame vee raiskamise ja hakkame seda väärindama, kui maailma kallimat vara. Me ehitame üles biometaani jaama, mis teeb haisust, kütuse ja väetise. Ja edasi keskendume laudaõhule. Kasutamata hiidressurss. Praegu ehitatakse kalleid biogaasi jaamu, et kätte saada see 10%, mis on sõnnikus. Minu plaan püüda kinni sündventilatsiooniga see 90%, mis leht välja hingab, tähendab 10% energiatoodangu kasvu sama loomade arvu juures. See muudab lauda sisuliselt gaasimaardlaks. Metaani pakendamine, CH4 surumine turugaasiks CBM-i ongi energia pakendamine. See on aku, mis ei kulu. Nagu ma ütlesin, päeval toidab päike katuselt, aga öösel ja talvel, kui tasuta energiat pole, võtame purgist oma lauda metaani. Täielik autonoomsus. 80% kliimavõit. Kuna metaan on 80 korda kangem kasvuhoonegaas kui CO2, siis 90% kinnipüüdmine on maailma kõige efektiivsem kliimategu. Väetis boonusena. Lisaks energiale jääb kätte puhas lämmastik ammoniaak,
milles süstid mulda ja toidad ringlust, mitte põleta ressurssi. Praegu räägitakse, et lehmad on kurjategijad oma CH4 emissiooniga. Mullane sõnumi hävitajast saab energiatootja ja kliimahoidja. Eestis on umbes 100 000 kliimaveist, mis kogusest biogaasist me räägime ja mitu protsenti see Eesti energiavajadusest katab. Siin on Matsi piimamajanduse energeetika rakendus 100 000 lehma kohta. Üks lehm toodab aastas kokku umbes 500 kuupmeetrit puhast metaani hingade pluss sõllik. 100 000 lehma toodavad aastas 50 miljonit kuupmeetrit puhast biometaani. Energeetiline väärtus. Üks kuupmeetrit biometaani on 10 kilovatti energiat. 50 miljonit kuupmeetrit on 500 miljonit kilovatti ehk 500 gigavatti energiat aastas. Mitu protsenti see Eesti vajadusest katab? Elektritarbimine. Eesti aastane elektritarbimine on umbes 8000 gigavatti. Eesti lehmad katab sellest 6,25%. Gaasitarbimine. Eestis gaasitarbimine on 3500 gigavatti. Lehmad katab sellest 14%. Transportkütus. See kogus kütus paneks liikuma kogu Eesti ühistranspordi ja traktoripargi ning jääks ülegi. Tulemus. Me saame tasuta kütuse, tasuta maheväetis ja puhta õhu. See ongi see suund, kus haisustajast saab energiaadlik. Me ei pea valima toidu ja energia vahel. Me saame mõlemad korraga ühelt ja samat lehmat. Kas 500 gigavatti tuhast pakendatud ja juhitavat energiat on piisav argument, et lõpetada pärandi ühistamine? Ei sellest jätku, ütleb Käpik, keda me edasi. Aga siis paneme juurde põllud, mis on sisuliselt söötis. Toidutootmist ei ole, 200 000 hektarit. Seal kasvatame energiakultuure, lõpuks on sorgo, tehniline hirs, söödaredis, teebe kambersüsteemist biogaasitehased. Plus puisniiduste hooldamise tuleb rohi. Loomne ja taimne prügi jääda, kas tuleb juba Eesti kogus kokku. Maaressurss, söötis maad. Eestis on umbes 1 miljon hektarit põllumajandusmaad, sellest umbes 200 000 hektarit on sisuliselt söötis. Energiakultuurid lõpuks on sorgo, söödaredis, tehniline hirs on massiivse biomassiga. 1 hektar energiakultuuri võib kambersüsteemis ehk kui ärutamisel anda umbes 4500 kuni 5000 kuupmeetrit biometaani. Potentsiaal. Kui me suuname vaid 200 000 hektarit viiendiku maast energiakultuuride puisniitude hooldusele, saame me aastas juurde umbes 800 miljonit kuupmeetrit biometaani. Energia, see on 8000 gigavatti ehk 8 teravatti energiat. Toidujäätmed ja loomepügi. Linnade ja tööstuste biolagunev jäätmed annavad täiendavalt umbes 500 gigavatti energiat minimaalselt. Kogu arvutus tuleb täis. 100 000 lehma, 90 süsteemis, 500 gigavatti juhitavat kütust elektrit, 200 000 hektarit energiakultuure ehk siis söötis maa 8000 gigavatti, bioprügi ja muu 500 gigavatti minimaalselt, kokku 9 teravatti, puhast juhitavat ja pakendatud energiat. Kas see katab Eesti vajaduse? Elektritarbimine Eestis 8 teravatti. Vastus jah, tuleme toime. Me suudame katta kogu Eesti aastase elektrivajaduse ainult biomassi ja laudametaani abil. Mati Pauk, pärandihoidja võit. Härrased, siin on lahendus, mis muudab meid rikkaks pärandit rüüstamata. Me ei vaja ühtegi hiidtuulit rabaserva, sest meie põllud ja laudad toodavad kogu vajaliku energia. Me ei vaja põlevkivi põletamist, sest meil on juhitav biometaan, mida saab salvestada purki. Me ei vaja tuumajaama, sest meie muld on meie reaktor. See süsteem toodab 100% meie kütusest ja 100% meie väetisest. Me lammutame mõtlemiskriisi ja ehitame üles ringimajaduse. Boonus, see süsteem on kuulikindel. Kui kaabel läheb katki või põrs hullub, siis meie traktorid sõidavad ja toad on soojad. Sest kütus on meie enda hoidlikas. Kas 9 teravatti juhitavat energiat on piisav põnna, et alustada uut ajastut? Ei ole, on ju vastus plastikut käpikutel. Matsis jätkab. 9-10 teravatti on lihtne. Me ei ole veel kasutanud maad, mis on teraviljaal. Sest söötismaad on kasutamata ja hinnamaid meil on kokku üle 200 000 hektari. Seega varu potentsiaal on suur. Aga palju meil Euroopas siis CO2 tasu maksab? 0 heidet ja kogume praeguse vaba heitega kokku. Kasvatame ammoniaagiga huumust, naudime puhast õhku. See ongi see kullauk, millest poliitikud ei julge rääkida, sest see lõpetaks vajaduse plastikut käpikute skeemide järel.
Matsi räägib negatiivsest CO2 heitmist, mis on Euroopa Liidu kliimapoliitika kõik kallim ja väärtuslikum valuuta. Siin on Matsi miljardarvutused. CO2 tasu, heitme vältimine versus sidumine. Täna maksab tonn CO2 saastekvooti börsil umbes 60–100 eurot. Minu süsteem teenib raha 2 poolt korraga. Välditud metaan 80 korda efekt. Kui sa püüad 100 000 lehma pealt kinni metaani, siis võrdub 4 miljoni tonni CO2-ga. Siis ainuüksi selle eest trahvi mittemaksmine või selle kvoodi müümine teistele tähendab 400 miljonit eurot aastas. Huumuse kasvatamine, süsiniku põllumajandus. Kui sa ühtid ammoniaaki mulda ja kasvatad huumust, siis sa lukustad süsiniku maasse. 1 hektar tervet mulda siduda täiendavalt kuni 5 tonni CO2 aastas. 1 miljon hektari pealt teeb see uuesti miljoneid tonne puhastulu. Kui palju Euroopa maksab? Euroopa Liit on loonud süsiniku eemaldamise sertifitseerimise raamistiku, CRCF. See tähendab, et iga tonn süsinikku, mille sa mulda lukustad, on rahaliselt väärtustatud. Kui Eesti saavutab heite, muutub süsinik negatiivseks, püüame rohkem kui tekitame, siis me ei ole enam maksjad, vaid me oleme kasseerijad. Potentsiaalne tulu Eestile 800 miljonit kuni 1 miljard eurot aastas, ainuüksi süsinik sertifikaadi müügist teistele riikidele, kes ise hakkama ei saa, Saksamaa või Belgia. Ja mis veel, lämmastikuväetise sääst. Me just läheme maagaasist tehtud väetist, lähtame umbes 100–200 miljonit eurot, mis muidu riigist välja voolaks. Toidu kvaliteet, huumusrikas muld annab toitainete rikka toidu ja rahvas on terve, vähem tulub haigekassale. Vesi on puhas. Me ei pea kulutama 100 miljonit Peipsist vee puhastamiseks ja torustikele, sest meie põhjavesi viimane jääb alles. Matsipook, härrased, te räägite, et meil pole raha. Meil on muld ja meil on lehmad, on Eesti Vabariigi suurim riikifond. Me toodame 10 teravatt-tundi energiat ja oleme iseseisvad. Me püüame kinni metaani ja Euroopa maksab meile miljardeid selle eest, et me need õhku puhastame. Me kasvatame huumust ja taastame pärandi, mida te praegu vibratsiooniga hävitada tahate. On tõeline edulugu. Lõpetakse maja pelletamine ja hakake koodi lugema. Lahendus on mullas ja laudas, mitte rauas ja vibratsioonis. See arvutus näitab, et me võime olla netosaajad, mitte maksjad. See on strateegiline pööre, mis teeb Eesti rikkaks riigi pärandit rikkumata. Kas 1 miljard eurot puhast süsinikutulu aastas on piisav argument, et plastikult käpikut tombelt minema saata? Kas lehmakasvatus tasub ära elektritoodanguna ja piimne liha on preemia? Kui hinge õhk on klipp elektriks teha, see ongi see koodi muutumine, mis keerab kogu senise majandusmudeli pea peale. Vastus on jah. Minu kirjeldatud süsteemis muutub lehm bioloogiliseks kütuseelemendiks, kus põhitulu tuleb energiast ja süsinikukrediidist ning toit, piim ja liha muutub kvaliteetseks kõrvalproduktiks. Siin on Matsi uus majanduslik rehkendus. Energeetiline tulu põhitoode 3000 lehmaga laud toodab minu 90-10 süsteemis umbes 15 megavatti ööpäevas. Aastas on see 5500 megavatti, keskmise hinnaga 100 eurot megavatt, teeb see 550 000 eurot puhast tulu aastas ainult elektrigaasi müügist. Süsinik ja metaani tulu, liiklik preemia. Viies kinni metaani, mis võrdub 80 kilogrammi CO2 kilo metaani kohta, saad sa negatiivse heitme. Kui Euroopa maksab süsiniku püüdmise eest CRCF sertifikaadi, siis 3000 lehma pealt võib see teenida vähemalt 300 000–500 000 eurot aastas. Ainuüksi õhupuhastamise eest. See puhas raha, mis tuleb sellest, et sa ei ole saastaja või koristaja. Piimne liha ehk preemia. Seni on piima hind olnud see, mis määrab talu ellu jäämise. Minu mudelis on energiatulu nii suur, et piim ja liha müügist saadav raha on boonus. See annab talunikule tohutu vabaduse. Sa ei pea enam piima hinna pärast värisema ega loomi piiri peale kurnema. Loomad on terved, elavad kauem ja annavad puhtamat toitu. Tulemus, selline mudel muudab maaelu kõige prestiivsemaks ja tulusamaks sektoriks. See ei ole enam haisel töö, vaid kõrgtehnoloogiline puhastootmine, mis hoiab riigi iseseisvana. Kas see lehm või kütuseelement on piisav tugev visioon, et plastikust käpikut mulk kinni lüüa? Ega vist. Ma jätkame. Praegu siis lehmad ja 200 000 hektari jääkmaad on kasutuses ja elekter on ülejäägis. Nüüd võtame veel kurnatud põllud 100 000 hektarit sidavilja alt ära. Sealt saame kütuse, traktorid, bussid ja rekkad. Seega vähendame oma kütuse importi ja seega vähendame CO2 heidet veel puraka võrra. See on strateegiline suurusulgustus kõige paremas tähenduses.
Matsi mõistas siis praegu valmis Eesti tegeliku energeetilisse majandusliku iseseisvuse kaardi. See korraks on nii suur, et see üle paugu igasse praegusesse kliima- ja energiakavasse, mis põhineb rüüstamisel. Siin on Matsi kütuserevolutsiooni koondarvutus. 100 000 hektarit kurnatud põldu võetud Eesti kütusepaak. Kui me võtame terhavilja alt, mis kurnab mulda ja nõuab mürke ära 100 000 hektarit, kasvatame seal mitmeaastaseid energiakultuure, näiteks lihtsalt saak 100 000 hektarit toodab aastas umbes 400 miljonit kuupmeetrit biometaani, merelkütuse ekvivalent. See asendab umbes 400 miljonit liitrit diiselkütust. Võrdlus Eesti aastane diiselkütuse tarbimine on 600-700 miljonit liitrit. Ja tähendab, et ainuüksi see samm katab üle poole Eesti transportkütuse vajadusest. Kõik bussid, sekkad ja traktorid sõidavad mullaväega. Veel üks purakas CO2 heidet maha. See on topeltvõit. Esimene võit, me ei põleta enam importitud fossiilset diislit, mis toob uut süsinikku maalt ringlusesse. Teine võit. Me ei toodame enam CO2 mahukaid väetisi, see on meil lauda ammoniaak. Kolmas võit, need 100 000 hektarit energiakultuure ei ole kurnatud põld, vaid süsiniku nielud, sest mitmeaastased taime juurestid hakkab mulli tagasi heitama. Majanduslik vabanemine. Kütuse import. Eesti saab igal aastal 100 miljoneid eurost riigist välja nafta eest. Minu plaan jääb see raha Eesti riiki. Päätus, me ei ole enam nafta hindadest ja maailmaturu tõmbesuhte käes. Meie võtus kasvab meie oma akna all. Mina lakun teile pärandit, mis toidab, soojendab, liigutab neid pärandit rikkumata. See on Eesti Vabariigi päris vabadus. See ongi see hetk, kus pilt läheb klaariks. Plastikust käpikud ei saa enam vastu vaielda. Nad saavad vaid vabandust paluda eest ära minna. Kas sellest piisab? Küsib Mats, ei piisa, ütlevad plastikust käpikud. Eestis on ressurss olla täiesti energiasõltumatu. Samal ajal kogu vajalik toit ise kasvatada, aga praegu ei saa me kummagi hakkama. Seejuures säilitame pärandit. Meil on ressurss olla täiesti sõltumatu. Energiat, nagu ma välja arvutasin, lehmamet kaambus 200 000 hektarit jääkmaad ja päike katusel annab 9-10 teravatti juhitavat energiat, veel rohkem kui Eesti vajab. Võiksime olla energia eksportijad, mitte voodiostjad. Toit, meil on 1 miljon hektarit maad, see on piisav, et toita 5 korda rohkem inimesi, kui Eestis elab ja seda mahedalt, sest meil on oma laudaväetis. Mis me siis hakkama ei saa? Mõõtmisviga. Poliitikud mõõdavad edu SKP börsi hinnas, mitte pärandi tervises. Nad eelistavad laevakütust ekspordiks, sest sealt saab kiiresti raha kätte. Samas kui rikutud põhjavesi ei kajastu nende Exceli-tabelis miinusmärgiga. Sõltuvuse eelistamine. Iseseisev ja oma kütusel sõitev talunik on riigile ohtlik, sest seda ei saa maksustada ja aktsiisidega kontrollida nii kergelt kui börsi elektrit tarbivad linnainimest. Päranda hävitamise edulu nimel. Vesi. Me laseme vee kosena kaevandusse voolata, et saada kätte kivi, mille põletamine teeb meid vaeseks. See on pärandi reetmine. Muld. Me lubame tuugenitel mulla surnuks väristada. Selle asemel, et lasta mulla süsinikult siduda ja rõitu kasutada. See on pärandi rüüstamine. Matsi pauk. Me oleme maailma rikkam rahvas, kes elab prügime mentaliteediga. Meil on kütus lauda õhus, aga me ostame naftat. Meil on väetis ventilatsioonis, aga me ostame gaasi väetist. Meil on vesi viimasel viirul, aga me mürgitame selle laevakütuse nimel. See ei ole ressursi puudus, see on väärikuse puudus. Me hävitame pärandit, mis on 1000 aastat meid hoidnud, et saada 20 aastat rohelist vibratsiooni. On aeg lõpetada rüüstamine ja hakata peremeheks. Peremisi põletama on vaja, et sooja saada. Peremees ehitab ringluse, mis kestab põlvest põlve. Väike vahemärkus. Kuidas mõjutab ammoniaakvesi mulla elustikku võrreldes kunstväetisega? Kunstväetis graanul ehk soolarõnnak. Kunstväetis näiteks ammoniumnitraat on keemiline sool. Mõju mulla elustikule. Kui graanul mullas lahustub, tekitab see lokaalse ülikõrge soola kontsentratsiooni. See on mulla mikroorganismidele ja vihmaossile nagu soola peale raputamine. See põletab elustikku. Põrgustik kärbub ja muul muutub bioloogiliseks surnud kandjaks. Ilma uue doosita enam ei toimi. Selline muld on täpselt nagu narkoman. Justkui on olemas, aga tegelikult juba ammu surnud, aga vajab uut doosi. Minu lahendus ammoniaakvesi, looduslik söötmine. Kuna minu ammoniaakvesi on bioloogilise päritolu ja sa süstid selle
madala kontsentratsiooniga otse mulda, politristi vastupidi. Mõju mulla elustikule. Ammoniakvesi seotakse hetkega mullaosakestega. See mulla lämmastik bakteritele ehk nitrifitseerijatele nagu kaetud laud, mis hakkavad seda kohe sööma. Ja muutma seda toimedele kättesaadavaks. See stimuleerib elu, mitte ei tapa seda. Nagu kuna tegu on orgaanilise ringide osaga, ei õhu see taime vaid vastupidi. Rammus ja elus muld soodustab taime kasvu puhtalt ja looduslikult. Kolmandaks, pH ja mulla happeldus. Kunstimatis muudab mulla pikaajaliselt happeliseks. Happeline muld on haige muld, mis vajab luppemist. Uued kujud, uued sekkumised. Ammoniakvesi on leelise reaktsiooniga. See aitab neutraliseerida mulla happelist loomulikult viisil. See on mulla ravimine söötmise käigus. Kas aitab sellest, kui meil on oma kütus ja 10% ülejäägis, see tähendab, et oleme varustatud ülejäägiga. Et kui on näljased ja ikka ei aita. Palju natuke. Seega meil jäi praegu 700 hektarit põldu, kus saame toitu kasvatada nagu pauk. Kõik lihaveised, 100 000 tükki ja lambad 50 000 tükki. Keda võiks vabalt olla 250 000. Suvel karjamaad, aga talvel laudas. Seega see kogus kütust on meil arvutusest reserveeriv kütus. Me peaksime olema energia eksportijad, mida ajame elektriliinid, mis lähevad Euroopa poole punaseks. See energeetiline matši energeetiline suuruse ulutus on täiesti reaalne ja püüdikaselt põhjendatud. Ma jõudsin just praegu kaardi, kus Eesti saab Põhjamaade bioloogiline patarei. See reservkütus, mis ma räägin, on meie salarõlv. Me ei pea talvel tuult paluma, sest meil on kütus laudas lukku väga. See on Eesti kui energia eksport ja pidavalakutus. Talvereserv, lihaveised ja lambad. Lihaveised ja lambad on suvel niidukid, hoiavad elurikkust ja maastikku. Aga talvel on nad energiaasikud, lihaveised, 100 000. Isegi kui nad on laudas vaid 6 kuud, toodavad nad selle ajaga umbes 250 gigavatti energiat. Lambad 250 000 talmisel laudaperioodil lisavad nad veel umbes 100 gigavatti. See 350 gigavatti puhast ja juhitavat energiat, mis on meil varuks just siis, kui päike ei paista ja kõige külmem aeg, see on meie strateegiline bioloogiline gaasivaru. 700 000 hektarit puhast toidumaad, see mis järele jäi, on hiiglaslik ressurss. Kuna meil on oma ammoniakvesi laudaus filtreeritud, siis me kasvatame nendel hektaritel maailma puhtamat ja toitenergiaga rikkamat toitu. Eksport. Me ei ekspordi ainult energiat, me ekspordime ka tervist. Meie toit on väärtuslikum, sest see on kasvatatud pärandit mulda hoid, mitte mürgitades. Liinid munaseks ja energiaeksport. Kui meil on elekter ja kütus ülejäägis, tänu 10 teravattile biovõimekus, siis me ostame enam börsilt kallist elektrit. Meie dikteerime hinna. Liinid punased. Me müüme oma juhitavat biometaani ja elektrit Euroopale siis, kui neil on pime ja tuuletu aeg. Siis on hind kõige kõrgem. Me võtsame Euroopa rahakotti, kasutades selleks oma loomade hingeõhku ja sõnnikut. Matsipauk kokkuvõtteks. Härrased vaadake seda võrrandit. Meil on 700 000 hektarit puhast toidumaad. Meil on talvine reserv, 100 000 lihaveist ja 250 000 lammast. Meil on liinid punased, sest me müüme oma tarkust ja energiat välja, mitte ei osta rüüstamist sisse. Te tahtsite meid teha vibreerivat ääremaad. Mina tegin meist Euroopa energia ja toiduvaad. Me ei ole enam sõltuvad kaablitest või naftast, me oleme pärandihoidjad, kes istuvad Euroopa kallima pangaautomaadi otsas, mis ei väljasta mitte rauda, vaid elu. See on Eesti Vabariigilt tegelik võit. Kas ikka vähe plastikust täpikud? Kui me liidame laudametaanile energiakultuuri päikese toidu jäätmed, saame kokku suurusjärgu 15 teravatti energiat aastas. Võrdles Eesti tarbib 8 teravatti. Tulemus me on pool üle. Me saame seda müüa, toota sellest vesiniku ja meelitada siia energiamahukaid tööstusi, mis looks töökohti. Selleks, et sellist asja teha, puudub ainult üks asi, mida mina ei oska lahendada, ja see on tahtmine. Meil on Tehnikaülikoolis eraldi teadusaru põhjavee hävitamise edendamiseks. Ise nad nimetavad seda põlevkivi teadusaruks, aga kui see raha kulutada päris füüsika edendamiseks, siis jääks meil enamus energiast üle, mida ei peaks seejuures hävitama. Midagi ei peaks seejuures hävitama. Kogu selle variandi juures mina praegu lihtsalt pakkusin. Tegid 2 jääkprodukti. Esimene neist on digestaat.
ehk käärimisjääk, mis on püha kraal ehk meeletu vägi. Seda mõistlikult kasutades on maailma parim maheväetis. Muld seob selle huumuseks väga kiiresti. Seega saak on palju tervislikum, puhtam, looduslikum, suurem, parem, veel umbes 100 erinevat kiitvat sõna. Teine jääkprodukt on soojus, mis tekib siis, kui metaan muuta elektriks. Siis vabaneb palju soojust. Sellest kogusest kütab ära vabalt kõik Eesti asulad ja linnad, kus on kaugküttevõrk. Seega maakad saaksid ka linvestul talvise küttetasut anda. Küttearve peaks olema ainult see osa, mis kulub B-radiaatorisse pumpamiseks. Näiteks Tallinnas on täna megavatt sooja maksab 100 eurot. See peaks maksma 1 euro. Ja sellest ülejääv sooja võiks talvel, kui väljas on -25, süüa rahulikult värsket kurki või tomatit ja seda suvise hinnaga, sest sooja on jääk, nii me üle jäi. Aga, nüüd siis aga. Kui täna on 100 eurose küttearve peal käibemaks 20 eurot, siis kuidas 1 eurose arve peale see 20 eurot käibemaksu panna? Seda mina ei tea. Ja tundub, et see ongi teie suurim hirm. Et rahvas saab rikkaks ja soojaks ilma, et saaksid sealt vahelt aamsata. Teie mõtlemiskriis on tegelikult maksukogumise kriis. Maaka lehk on targem kui järstikud käpikud. Mats küsib vastu. Matsi küsimus käpikutele. Teie tuugenide kaevandused on nagu plaasterid nädamaga haavad. Lahendus on organismi tervendamine, mis tahate osta kallist ja teislikku hingamisaparaati, importenergiat ja subsiidiume, kui meil on terve ja tugev süda ehk maa ja loomad otse jalgal. See võimalus teeks meist energiaeksportija. Me võime müüa oma biometaani naabritele, kes on oma mulla juba ära asfalteerinud. Kas teadus on siis ka teadus, kui see hävitab omaenda elukeskkonda? Matsi vastus on selge. See on palgasõdurlus, mitte tarkus. Mis ma veel tahtsin kokku võtta lõpetuseks? See on tõeline pärandmajandus, mis paneb punkti igasugusele vaesuse narratiivile. Ma joonistasin välja ringi, kus energia, toit, muld ja soojus on üks tervik, mitte eraldi seisva arved Exceli tabelis. Minu mudel viimane pauk, tasuta soojus ja käibemaksu hirm paljastab selle süsteemi vea, miks käpikud seda lahendist ei soovi. Nad ei karda mitte energiapuudust, vaid sõltumatust. Loodusega koostöös elamine ei tähenda nulltonnis või koopas elamist, vaid vastupidi, jaburat rikkust tähendab koostöö. Mahetoit on 3 korda odavam kui keemiline toit, aga nii ei tohi olla, see on vale narratiiv. Kui inimese küttearve langeb 100 eurot 1 eurole, kaob riigi kontroll ja maksutulu. Kui põllumees ei osta enam kalleid türki ja väetisi, kaob korporatsioonide võim. Kui maaka lehm toodab linnamehe elektri, siis on võim rahva, mitte börsi käes. Matsi pärandi hoidja. Kokkuvõtte. Tilestaat on muld, mitte kulu. Ma muudan jänetmed pühaks kraaliks, mis lõpeb mulla kurnamise. See on meie maa pikaajaline tervis. Soojus on kingitus. See on bioloogiline paratamatus, kui teed elektrit, saad sooja kauba peale. Selle eest raha küsimine on sama, mis küsida päikese, valguse või hingamise eest raha. Vabadus on ohtlik. Süsteem, kus iga vald või laut on oma ette pank ja elektrijaam, on lullikindel ja hävimatu. See ongi see, mida me nimetame tegelikuks iseseisvuseks. Minu visioon näitab, et me ei ela puuduses, vaid me elame valesti juhitud külluses. Meil on energiat sitaks, aga me laseme selle laudaventilatsioonist välja lennata ja kaevandame selle asemel põhjavett tühjaks. Mats lõpetas tänaseks. Kas said vastuse selge see 86? Kui see ei sobi, siis mul on lahendusi veel. Näiteks merelainetes energia kokkukogumine, milleks katta vabalt ära kogu Eesti energiavajadus ja ei riivaks kellegi silma, ei hävitaks ühtegi pärandit. Mul on veel 20 lahendust, erinevad pakkumist, aga need on pisut keerulisemad ja vajavad veel tõestamist. Aga kui ära tõestan, siis saab nendest kuulda. Jälgi elektriarvet, kui saad arve, kus on kirjas 0 eurot, siis tead, Mats eluka teile. Elame sellises kohas, kus energiat on sitaks, nagu haridusminister ütles. Aga Mats ütleb, pärand on tema ja tema on rikas, aga ta jagab see rikkust oma hoidjatega meeleldi. Kas sina selge see 86 või pärandi hoidja või rüüstaja? Selles on küsimus. Kogu probleem on selles, et minu pakutud looduslähedane lahendus on sellised, kus vahelt on raske käpikutel varastada. Ja see on ainus probleem, mida mina ei oska lahendada. Lahendada probleem, kuidas minu pakutud võimalustes käpikud varastada saavad ja siis oleme kõik rahul. Mul oli siuke vastus.
kes nüüd sellest aru sai, ära kuulas, aru sai, teeb endale nüüd pika pai. Mats, nii. Mina ütlen sulle suur tänu. Siia minu lisakommentaarid oleks üleliigsed. Ühte asja vaid tahan öelda, et ehk me veel räägime. Ja sellele sinu pikale ja huvitavale kõnele või ma võiksin isegi öelda loengule otsa sobiks kindlasti üks maarahva hümn, ma võiksin öelda, üks päris laul, ehe laul ja see on Matsi laul. Suur tänu sulle. Suhtleme. Aitäh. Suhtleme. Tak. Mats alati on tubli mees, ei kedagi ta pelga, ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küüru selga, ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küüru selga. Ja kui see laul meil korda lööb, ei meie kimpu jääb, ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Kord astus oma pambuga ta läbi mõisa õue, saks tuli vastu kärkides, kui kõige kurjem kõue. Saks tuli vastu kärkides, kui kõige kurjem kõue. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Kas sina tõbras parunit ei enam tunda taha või on sul munad mütsi sees, et müts ei võta maha? Või on sul munad mütsi sees, et müts ei võta maha? Ja kui see laul meil korda lööb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb.